Tere, head vaatajad! Käes on heade mõtete kasti 22. saade ja tänases saates tuleb juttu elektrikatkestusest ühe huvitava nurga alt. Nimelt selle nurga alt, et elektrikatkestus saab toimida ju oivalise iibe tõstjana. Ja seda teemat on viimasel ajal ka viimastel nädalatel Eestis arutatud üsna nagu elavalt, tegelikult mõlemad teemad, nii elektrikatkestust kui ka iibe teemat, sest Eesti elanikkond pidevalt väheneb. Mõtlesin, et kutsun saatesse esinema elektriinsener Andres Saukase ja seda sel põhjusel, et ta on ennustanud ette elektrikatkestusi. Ta ennustas ette minu mäletamist mööda vähemalt 2025. aastal selle ja nüüd, kui see tuli Eestis 2026. aasta esimestel päevadel, siis Andrese ennustus täituski. Ja siis küsingi Andreselt, kuidas ta nii täpselt oskas ennustada ja millist rolli selles mängis see, et ta jälgib Saksamaa samasuguseid ennustusi elektrikatkestuste kohta. Aga kui meie vaatajad on endiselt sama tublid, et suudavad keskenduda mingile asjale kauem kui 8 sekundit järjest, siis palun jääge meid vaatama, kuulama. No nii, Andres, oledki jõudnud meie saatesse. Seekord on teema veidi kummaline, seome energeetika iibega. Ja ütlen meie vaatajatele, et see ettepanek tuligi pooleldi sinult, sest sina viimastel päevadel enne saate salvestust teatasid mulle, kuidas on Eesti rahvastiku seis ja hakkasin selle kallal töötama, alateadvus tegi tööd ja nüüd jõudsingi selle saate teemani, kus seome siis elektrikatkestused iibega. Aga Andres, ma ei tea, kas sa täna soovid inimestele mõistust või tarkust, aga kõigepealt ma kuulan, mida sa meie vaatajatele alguseks ütled, siis küsin edasi. Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, see on parool. Kui kuulete kusagil ära, siis alati võite sellele inimesele nuia anda, sest ta segab teie tarkuse ja mõistuse untrat segamini. Aga päris tark ei solvu selle peale. See on vajalik, nii nagu tervist tuleb ka kolmandana juurde. Sest tervis, tarkus, mõistus, nii kaua kui me elame siin pinna peal, oleme eestlased või hiinlased või venelased, targad jäävad igal olukorral alles. Seda on rahustav teada, nii et iga inimene, kes tahab areneda, tahab alles jääda, õppigu pidevalt juurde, sest mida targem, seda suurem on ellujäämisvõimalus. Aga Andres, inimesed teavad sind ikkagi põhiliselt energeetikuna. Miks hakkasid torkima rahvastiku teemat, iibe teemat, miks hakkasid seda mulle nagu mainima? Ma võin küsida niimoodi meie paljude vaatajate nimel, et mis läheb energeetikule korda iive? Sest energeetikul on üks puha, kus see raha tuleb näiteks töö eest. Kas tuleb, ütleme, Eestisse toodud somaallaste taskust või tuleb kuskilt välismaalt üldse? Nii et mis see sind torgib, see iibe teema, Andres? Ütle nagu mees. Ma ei hakka siin midagi ütlema, ma ütlen, et vaadake sellist saadet nagu universumi ainuväli ja me oleme selles ainuväljas sees ja seal on põhirõhk on ikkagi usul. Kes mida usub, Mohamedi või katoliiku või õigeusku, aga nagu me teame, põhiline Eestis on taarausk, et me loodusesse usume ja kuna looduse usk tekitab sellise olukorra, et kui meid ei ole siin pinna peal, ei ole meid tehnokraate vaja, ei ole arste vaja, ei ole ajakirjanikke vaja, kes jälgivad seda ja ülejäänud mass paneb oma peale koristikku või kuhu tahab. Laseb ennast süstida sodi või ükskõik mis on ja tehnokraat tavaliselt ongi nii nagu selles muinasjutus alati võib meelde tuletada, et kuningas on alati. Teadis ainult koolipoisi suurune härra, kes julges ütelda, miks see kuningas alati on. Kõik nägid, et ta on riides. No Andres, aga see oli silmamoondus.
no vot ongi, kui need on kõigil moondatud, siis ongi ju selline asi, ega muud seda ei ole. Ja meil moonutatakse praegu pidevalt silmi nii, et sõda ja et inimene kartusest on ja olen kuulnud, et väga enamus inimesi ongi juba võimetud neid koha peal siin neid lapsi tegema igasuguste antidepressantide ja muu kraamiga. Kui nad jooks viina või õlut ainult, siis see ei lase üledoosi tekitada, aga kui mingit tabletti või midagi pannakse, siis selle on nii suur sõltuvus, et ei ole midagi teha, see sureb välja. Tuleb niimoodi välja, et sellised inimesed on sattunud silmamoonduse mõju alla. Meie saatesarja üks eesmärki ongi olnud läbivalt see, et vabastada inimesed silmamoondusest ja vaatame, kuidas see õnnestub siis tänase saate teema puhul. No nii, nüüd on aeg nii kaugel, et vaatame, mis on siis seekordses heade mõtete kastis. Teemaks on siis elektrikatkestus kui iibetõstja. Ja põhjus on väga lihtne, sest viimastel päevadel on juttu olnud sellest, et Eesti elanikkond väheneb pidevalt. Ja siin on siis selle kohta hea näide, kuidas Eesti rahvaarv vähenes 2025. aastal 7041 inimese võrra. Ja Statistikaameti andmetel siis rahvaarvu languse taga on negatiivne iive. Siin on siis kuvatõmmis Eesti Rahvusringhäälingu asjaomase uudise algusest, mis ilmus siis 14. jaanuaril 2025. Kes vähegi tunneb huvi, see otsib Rahvusringhäälingu kodulehelt selle uudise ise üles ja loeb juurde. Selle valisin praegu välja sellepärast, et siin on sobiv kaart juures, kust on näha, kui suur on Eesti rahvaarv ja kui suur langus on olnud aastaga, siis 2025. aastaga. 7041 inimest, äkki see peaks olema nagu Rakvere suurune linn või umbes niimoodi, nii et selle linna jagu siis on inimesi meil vähem aastaga. Ja vaatame edasi sama uudise teist algusosa slaidi, seal on juttu sellest, et sünde oli üle 6300 vähem kui surmi ja võib igaüks ise arvutada, kaugele niimoodi jõutakse. Sest kust siis tulevad eestlased, elanikkonda saab juurde loomulikult tuua igalt poolt mujalt, igalt poolt maailma nurkadest. Aga kust tuleb eestlasi nii palju, et see arv katta, see on ise küsimus. Või nagu Andres Saukasel kombeks öelda sel puhul, see on väga hea küsimus. Ja vaatame nüüd edasi. Rahvusringhäälingus oli Raul Eametsa uudis. Raul Eamets ütleb, et Eestil on jäänud 5 aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata. 5 aastat on siis nagu selline 5-aastaku plaan või kuidas võtta. Ja Raul Eametsa sõnul tuleb lahendusi otsida regionaalpoliitikast või siis peretoetussüsteemi muutmisest. Ja tõepoolest ütleb, et on ainult mõni aasta jäänud. Andres, kuidas sulle tundub, vaata, kui nõukogude ajal need 5-aastaku plaanid enamjaolt olid täidetavad. Kui suure tõenäosusega on täidetav siis see 5-aastaku plaan, mida sisuliselt soovitab Raul Eamets? Palun, Andres. Selle kohta on jälle lihtne, kui läheme jälle nõukogude süsteemi tagasi. Oli selline asi, kui mees sai 18-aastaseks, siis tal kohe tuli lastetusmaks peale ehk nõnda nimetatud emmimaks ja ta pidigi võtma siis kas kiiresti perekonna looma ja perekonnas sündis laps, siis võeti see maks maha talt ja asi oli niivõrd lihtne ja sellepärast kõik ülejäänud asjad toimisid 5-aastaku plaan 4 aastaga ja selline asi. Vot sealt on üle võtta ainult sellega, kui nüüd määrustesse, seadustesse sisse kirjutada, ükskõik milline erakond seal teeb selle ettepaneku, et taastada see lastetusmaks ehk emmimaks ja teine oli ka sellel poolel, võib ka naistele panna see maks peale, et ta sünnitab, siis kaob see maks ära ja ongi toetused käes. Ja kes ei taha, see maksab maksu ja kellel ei sünni põhjendusega, et võib-olla emakas ei tooda ja on viljatu, siis temalt arstidelt sai kontrollitud mitme arsti ja selle protseduuriga oli asi paigas. Nii et asi on võimalik kiiremini ära teha
nii nagu tehakse praegult ära mingi näpukas oli nagu vigane, nagu öeldi, et see kasiinomaks jäi nagu ilma rahata ära, et ruttu parandatakse ära see näpukas ja soovivad seal ministrid ja muud sellised tegelased, et ai võtta kontrollimiseks sinna, kui tehakse need eelnõud, aga siin on lihtne, et rahvastiku ära, et see televisioon, massimeedia kajastas faktilist pilti, siis faktide toimetamiseks tuleb kaastööd teha. Ta on massimeedia või öeldakse, see on ju kolmas võim. Seda peaks kuulama. Ei, isegi neljas. Või neljas. No vot see oleks see vastus. Lihtne. Andres, Nõukogude ajal oli selline seadus, et kui sõjaväkke minejal oli tolleks hetkeks 2 last, siis ta ei läinud sõjaväkke. Kas sinu andmetel ka nüüdis Eestis on sarnane seadus? Ei, no ma ei oska öelda, sellepärast mina seadusi ei jälgi, sest seadused, need kui iga päev toimetatakse. Minul on ainukene seaduskaante vahel on see Eesti põhiseadus ja sellega ma olen siis seal käinud ja teisel pool käinud ja kui mingit allkirja lahti teen, võtan oma mappi lahti, see õhukene brošüürik, kes märkavad inimesed, siis nad vaatavad teise näoga. Nad ei hakka tegema, sest võib-olla nad ei ole näinudki nii peenikest ja nii õhukest põhiseadust, mis alguses tuli. Ta oli ju eraldi trükitud, suured ilusti, vapp oli peal ja no selline pool on. Vaata, Andres, meie saatesarja vaatajad teavad, et sul on lisaks Eesti Vabariigi põhiseadusele veel üks lemmikseadus, nimelt see on elektriseadme seadus, oli vist niimoodi, jah? Elektriohutusseadus 2005, jah, 2015. aastal likvideeriti meie Riigikogu, viskas ta prügikasti, võttis seadmeohutuse seaduse asemele. Nii et seadmeohutuse seadus ütleb, et ega tolmuimeja ja tuumaelektrijaam või Auvere elektrijaam või ükskõik on mõlemad seadmed ja seal on ohutustase samasugune. Nii et kui näed vähemalt seda tolmuimet, siis arvesta, võid pimedaks jääda või midagi toimub. Ja sama on, kui lähed sinna suurte katlasse ja keegi juhuslikult lülitab suures elektrijaamas ja rootori tiibade või millegi vahele, see annab sama variandi välja, mõlemad on sama ohtlikud. Nii et me oleme selles mõttes nagu maailmas rekordiraamatus. Aga hea, et sa mainisid ka Auvere jaama, meil ilmselt tuleb tänases saates sellest juttu. Vaatame nüüd edasi. Meil on räägitud sellest, et iivet on vaja tõsta, aga vaata, iivet ju käsu peale ei tõsta. Ja selleks tuleb luua romantiline meeleolu, et mõlemal tähendab nii mehel kui naisel tekiks vajalik soov, vajalik hingeseisund, meeleseisund. Ja siis on iibe tõstmine juba väga lihtne. Ja siin ongi näha, me oleme seda pilti ühes varasemas saates kasutanud natukene teise nurga alt, aga põhimõte on sama. Kuidas küünlavalgel süüakse ja selle romantilise õhtusöögi põhjus ongi elektriarve. Ja elu on vahepeal edasi läinud, siis tuli ka üks teine pilt. Aga palun, see on samuti hea näide selle kohta, kuidas luua romantilist meeleolu, kus naisterahvas küsib mehelt, et kallis, millal muutusid nii romantiliseks ja mees vastab ausalt, siis kui meil lülitati elekter välja. Andres, need on ilusad pildid, aga kas need on sinu meelest ka elulähedased pildid? Sa ütlesid seda, et käsu peale ei saa sellist romantilist asja teha. Muidugi ei saa. Ma toon lihtsa näite kadunud onu, kes oli Sinimägede kaitsmisel ja ta sai siis seal eemal, ma ei hakka kohti ütlema, sai haavata ja ta viidi Saksamaale, Poolasse laagrisse, see oli Saksa poole peal ta oli. Ja siis oligi selline lugu, kui meesterahvast hakkas nagu ellu ja kõik ära allama, siis oli seal naised, poolakad ja kes seal olid. Nendel oli käsk peale antud, et nad peavad rahvast tootma juurde, sellepärast sõjast saavad paljud surma. Ja käsu peale, miks ma ütlen ja miks sul õigus oli olukord niimoodi, et ta tahtis kohe naise juurde minna, aga naine ütles ei ole.
ta sätib ennast korda teisel korrusel ja kui kella helistab, siis on ta valmis, siis võib tulla. Ja temal juhtus selline lugu, et kui ta all ootas ja kella helistati, siis tal vajus see tegevuse riist alla. Ei olnud üldse võimalik teha, ta oli siis käsu peale ja ära ja siis läks sinna üles, ütles, et täna ei tule välja saab siis, kui annad selle kella või selle kõlisa kella minu kätte. Noh, ja siis õnnestus alles need asjad, nii et see on sul õige, romantilist teha. Mulle meenus siinkohal selline kurikuulus maks nagu automaks ja 2023. aastal, kui rahandusministriks oli Mart Võrklaev ja ilmus veel Eesti Päevaleht paberkandjal, siis ilmus artikkel Mart Võrklaevalt, kus ta ütles, et automaksu põhiline eesmärk on nügida inimesi muutma oma liikumisharjumusi ja alles teine eesmärk on siis suurendada sissetulekuid riigikassasse. Nii et mulle tundub ka praegu, et nagu Eesti riik nügib inimesi iivet tõstma selliste elektrikatkestustega. Sama ju automaksuga ka. Automaks, nagu ta ütles, et ta ei liiguks ja oleks kodus ja oleks katkestuses ja pimeduses sest nad ei ole harjunud ära, sellepärast see LGBT ja ülejäänud süsteem on teinud juba. Me võtame valitsuse poolt ka erakondi on rohkem kui inimesi, ütleme niimoodi ja riiki me ei tea, mis selle definitsioon on, et Saksa seal, kus ma tõlgin seal Tehnokraadi saades, seal tuli, et kõige lihtsam on riigi väljend on maksumaksja. No vot, see on ainukene niisugune tähendus Saksamaa. Võib-olla meil on juba ka oleme selle saavutanud enne, nii nagu eespool oli 5 aastaga iivet vaja ruttu tõsta, võib-olla oleme hakkajama, saame kiiremini selle iibega korda. Ja sest vaata, meil on kombeks irvitada selle üle, et nõukogude ajal oli loosung 5 aastaga 4 aastaga, aga iibe parandamise koha pealt oleks ju täiesti kiiduväärt asi ilma mingi irvitamiseta. Nii ta on. Nii, aga vaatame edasi. Nimelt üks põhjus veel, kuidas nügitakse inimesi iivet tõstma on see, et kui tekivad elektrikatkestused ja siin on üks näide sellest, et elektribörs lõi sellised eeldused, et liinid ei pea kõrgele börsihinnale vastu. Selle pildi on teinud geniaalne Eesti kunstnik Erki Evestus 2022. aastal. Tema pilti oleme varemgi kasutanud ja meile mõlemale Andresega meeldib see, et Erki Evestus üks lemmikteemasid ongi energeetika. Andres, mis mulje sinule see pilt jätab? Kas see on elulähedane pilt? No, muidugi täielikult elulähedane. Näete, kui ta on 22. aastal, siit, mis toimub siis börsid ja börsi ja põrgutega ja liinid ei pea vastu. Ta juba nägi ette, arvutused on tehtud tehnokraatlikult, et tulevad igasugused akud ja mis on ja siis ei peagi liinid vastu, sest see traati läbilaskevõime on niivõrd väike sellel pingel, mida praegu meil tahetakse igat pidi panna, kui tuulikud ja päikesepatareid töötavad, siis ongi nende mõttekas tekitada katkestust. Ja kuna lülitid ja võib-olla ei ole veel nii palju elektritaustaga elektrike iga selle inverteri juurde lülitajaks palgatud, ta peaks olema nii nagu bussis nõukogude ajal oli, kui mäletavad siin vanemad inimesed, oli konduktor. Tulid bussi, ostsid pileti, ta fikseeris ära või lähed rongi, pandi pileti, said kätte niimoodi, keegi kogu aeg kontrollis. Ja liinidega sama. Ja näete, ta on traadikeraga siin juures, ta ongi, et panna sinna juurde või teisse, aga kas see aitab, see ei aita, ta räägib börsist. No vaata, ega börsihinna vastu mingi tavaline energeetik ei saagi. Selles mõttes Erki Evestus sai asjale hästi pihta. Ja siis veel üks hea näide selle kohta, kuidas see riik nügib inimesi iivet tõstma. See on see näide selle kohta, et Auvere elektrijaam läks 2026. aasta esimestel päevadel läks rikki. Andres, siin see Delfi uudis ütleb, et läks keset külmalainet rikki.
mina nagu ei pannud tähele, et Eestis oleks mingi külmalaine olnud päris, ütleme, jaanuari esimesel nädalal. Kas sina panid tähele? Mida saab üldse nimetada külmalaineks? Külmalaine on üks selline niisugune välja mõeldud selline lugu, kui tuleb samamoodi võime võtta, kui ilma teadeta olen kuulanud, siis osas Eestis sajab lund, teises osas pudeneb lund. Noh, mis vahet seal on? Ma saan aru, et pudeneb mingi jääpurikas sulle pähe või natukene mõni leht või lehe või selline tükk, aga kui lund sajab, siis ta sajab ja kui ei saja, siis ta ei saja. Ja kuna siin on see pilt on ka võetud, näete, selline huvitav, ütleb, et elektrijaam läks rikki. Kus kohas seal on? See inimene kõnnib siin nii rahulikult ringi, see ei paista olevat üldse rikkis olukorra kajastamiseks pilt. See on välja mõeldud või visuaal selliseks pildiks tehtud. Andres, aga mäletad mõni aasta tagasi, see võis olla äkki aastal 2021 või 2022 oli selline lugu, kus üks NATO vägede koosseisus Eestis olev Suurbritannia sõjaväelane, neeger, tema hakkas luksuma ja ta põhjendas seda sellega, et siin oli külm, nimelt kas oli vist 4 soojakraadi, mis temal tekitas selle luksumise. Ja pärast ta esitas Suurbritannia sõjaväele hagi, nõudis 2 miljonit naela valurahaks endale selle eest. Kas tema meelest siis võis ka see 4+ kraadi Eestis olla juba külmalaine? See on jällegi õige tähelepanelikkus ja näitab, et need sõnad mõistust ja tarkust on sul mõju avaldanud, et mäletad selliseid asju, aga enamus ma ütlen, et ei mäleta selliseid asju üldse. Ja tema, kuna ta on neeger ja ta on tulnud ütleme, soojast riigist, ütleme, nõukaajal olid ülikoolis, olid neeger üliõpilased vahetusena nõukaajal. Ja siis, kes nendega koos õppisid, nad oskasid ilusti öelda. Neegril ainult saab olla, ta sai korraks kas või palja jalu lumele joosta, sest ööd on külmad mõnes kohas. Aga enamus päeva on palav ja see tume nahk ongi sellepärast, et see päikesepistet ei lase tekitada, ta on pigmendina peal. See ei ole mingi alaväärsus ega midagi, see on tal nagu nahkmantel seljas, et päike läbi ei põle. Aga meie ei taha sellest aru saada. Ja siin oligi see +4 on talle külm, ei vaidle ja minusugune on ka olnud 30-40 on lihtsalt sellised ajad ja tollal nõukaajal olid ka kõik need sõidu ja bussid ja kõik olid varustatud just, et kui tuleb külm, siis ei olnud bussis külm olla, ei olnud autos külm, aga nüüd võtate Euroopa masinad, mis on arvestatud sooja Euroopa jaoks, ei ole päris mõnus sõita. Nojah, ütleme, Vahemeremaade sõidukitega ei ole siin Põhjamaal midagi teha, aga sellest tuleb muidugi Auvere elektrijaama tunnustada, et ta lõi taas soodsad tingimused iibetõusuks Eestis, sest kui tekkis voolukatkestus, siis inimesed said iivet tõsta. Ja nüüd lähme korraks Saksamaale. Võtsin siia ühe slaidi sinu saatest Tehnokraat, Andres, mida sa teed veebiraadios koos Maarjo Maripuuga ja mulle eriti meeldis see slaid. See oli Tehnokraadi 39. saatest, mis oli eetris 4. jaanuaril 2026. Ja siin on juttu sellest, kuidas üks hästi nimekas Saksa energeetika asjatundja Fritz Fahrenholt lõi häirekella. Ja siis selle slaidi lõpu, tähendab Fahrenholt, ta hoiatas selle eest, miks tulevad elektrikatkestused, kui suured nad on ja miks see on vältimatu. Aga ma loen ette selle alumise lõigu, see, mis ei ole rasvases kirjas, vaid on tavalises kirjas, sest see on päris mõtlema panev ka Eesti puhul. Nimelt, seal on öeldud nii. Kujutage ette talveõhtut, ei tulesid, ei kütet, ei internetti. Kõik masinad, valgusfoorid, liftid, sularaha automaadid ja isegi köögitehnika seisavad. Tehased on vaiksed. Linn on mattunud kõhedust tekitavasse pimedusse. Tsitaadi lõpp. Selline saade ise oli siis juba jaanuari alguses eetris, aga materjal ise pärines varasemast ajast. Ja huvitav, et sakslastel oli nagu kogemus juba olemas, mida see elektrikatkestus tähendab,
Eestlased olid lugenud siiani nagu ainult välisuudistest, nad väga ei andnud endale aru, mis see tähendab, kui talvel läheb vool ära. Sina, Andres, oled ju korduvalt selle eest hoiatanud. Miks sa arvasid, et see ükskord juhtub paratamatult ka Eestis? Palun põhjenda. Eesti on, lähme jälle sinna universumi ainuvälja. Me oleme kõik ühise maakera peal ja meil on kuppel on peal, kus meil on kogu aeg see CO2 on parajas koguses protsentides, ei hakka neid numbrid tulema. Haplik on ka parajas koguses, kui oleks seda rohkem. O3 olen sellist ka olnud, osooni laboris olnud, ega päris hea seal hingata ei ole. Aga kui on kopsudega mingi puudus, siis see O3-ga saab ennast remontida, parandatakse teda seal selles süsteemis. Ja selle pidi ongi näha, kuna Saksamaa lülitas oma 33 tuumajaama kõik välja. Kuigi viimased energeetikud, kes seal on veel, prooviksid ja on andnud ka pea ja käed ja kõik oma lubadused, et 5-6 tükki saaksid nad kohe käima panna mõne kuuga, aga neid ei kuulata ja kuna neid lükatakse minema, siis ei ole midagi teha. Ja kui on, ütleme, Saksamaal see asi, siis ta on Euroopa keskel seal. Me läheme sama sammu ja mitte midagi ei ole teha. See on lihtsalt näha tsükkel, 30-aastane lõpeb nüüd. Kuidas ta lõpeb? See on väga raske. Me ei taha siin nagu ette mõtlema, ette rääkima, sest selle asjaga tegelevad meil massimeedia, kuidas hirmutatakse ja söödetakse ja kuidas alateadvust üldse masseeritakse, ütleme nii nagu hea leiva tegija, kui ta teeb ära taigna, kui teed hästi kohevaks, pagar teab, aga kui taignat ei tee, siis sa ei saa head leiba. Nii et siin meil aju ja kogu seda süsteemi niimoodi masseeritakse. Nii ta on ja ütleme, meister tunneb oma eriala väga hästi ja antud juhul siis ka see Saksa energeetikaekspert Fritz Fahrenholt tunneb väga hästi oma valdkonda ja tema hoiataski inimesi. Nii nagu sina oled hoiatanud Eesti inimesi elektrikatkestuste eest, Andres. Aga vaatame, siin on nüüd näide selle kohta, kuidas Fritz Fahrenholti ennustus täituski. Nimelt siis 2026. aasta esimestel päevadel toimus Berliinis tulekahi, mis jättis 10 000 Berliini majapidamised elektrita. Ma mäletan, Andres, sina oled ka oma saadetes seda käsitlenud. Ühest küljest see ei tulnud ootamatult, aga teisest küljest tuli ootamatult see, et kuidas see tekkis. Ja vaatame korraks edasi. Ma loen ette ühe katkendi uudisest, mis ilmus Eesti Rahvusringhäälingu kodulehel 4. jaanuaril 2026. Nimelt, katkestus, mis jättis paljud kodud kütteta, toimub ajal, mil linna on tabanud käredad talveilmad. Puudutatud piirkonnas asub mitu hooldekodu ja meditsiiniasutust. Päästeteenistus on evakueerinud elanikke vähemalt 2 vanadekodust. Tsitaadi lõpp. Ja kui seda uudist edasi lugeda, siis ilmneb, et tegemist ei olnud loodusõnnetusega, vaid üks vasakäärmuslik rühmitus, mille nimi oli Fulan Gruppe, oli ise süüdanud lihtsalt. Ja siis võttis vastutuse selle teo eest endale, tunnistas, et ta on süüdi. Ja poliitikud ning ka politseijuhid on muidugi ärevil, aga mis siis teha, eks ole? Andres, kuidas on võimalik üldse, et Saksamaal see süüdlaseks on inimesed, mitte loodusjõud? Ma mõtlen elektrikatkestuse põhisüüdlaseks. See on ju lihtne nõukaajal, kuidas siin oli ta ennem, kui maksti ikka pudel viina anti kätte, pool liitrit viina, ta oli igasugusteks asjadeks võimaline. Aga tal oli ka, et karistused olid ka suured, nii et tal oli valik. Sai pudeli viina eest, sai seal 10-15 aastat vangistust, kui ta läks mingisuguse riigi asja kallale või see riigi varguse kallale oli Sorvo, kes uuris ära neid viimaste naelte värgi. Nad alati, kui aasta lõpp oli, loeti oma varandus ja tehad ja asjad kõik üle, nii et kulud ei oleks ülimad suured. Kui oli kadunud, siis hoiti ja katsuti uued asemele saada. Ja siin ongi, kui see olukord on nii leebeks ja lihtsaks läinud,
ja makstakse ainult võib-olla nendele süütajatele raha kusagilt mingisuguse organisatsiooni poolt. Öeldakse, pane see ära, kui suvel mäletame, mis nad teevad, need äärmusgrupid või need liimivad ennast asfaldi külge keset teed ja nii edasi, midagi ei juhtu nendega. Kui lähevad sinna muuseumi, viskavad tomatiga mingi maali üle, noh, kas nad teevad seda niisama, ma ei usu, nendel on keegi selle maksnud, aga mis see on, miks me ei tea, sest asju ei uurita, sest hakkad uurima, siis uurijatele ka võib-olla makstakse ja nad kõik võtavad, me oleme süüdi, tunnistavad süü ära, aga keegi ei nõua selle süü eastamist nende poolt, et oleks vaja see põleng kuidagi ära parandada, et nüüd trahvid peale panna ja nii edasi. See on lihtne lugu. Jah, tundub küll. Siin on nagu väike erinevus siiski on võrreldes Eestiga, kui Eestis soodustab elektrikatkestuste teket riik mitmetel viisidel, nagu eelpool juttu oli, siis et iibe tõusu saavutada, siis Saksamaal ikkagi olid selle elektrikatkestuse tekitajaks vasakäärmuslased. Kas nendel oli niisugune riiklik mõtlemine, et nad tahavad iibe tõusu saavutada või mitte, ma ei tea. Ma pigem arvan, et ei olnud. Aga vaadakem edasi. Nimelt, kui tulla tagasi Berliinis toimunud elektrikatkestuse juurde, siis seal oli üks põnev asi ja pangem nüüd ennast inimeste asemele, kes elektrikatkestust tahavad sisustada iibe tõstmisega ja siis korraga saavad veel nagu põnevus juurde. Nimelt neile teatatakse, et kui neil on soojuspumbad, siis võib isegi juhtuda plahvatusi. Siin ma võtsin kuvatõmmise ühest uudisest, mille avaldasid Eesti Eest lehel Sina, Andres, tõlkisid selle. See on pärit 6. jaanuarist 2025 ja siin pealkiri ütleb, et Berliin täielik häving, plahvatusoht, soojuspumpade omanikel on põhjust karta. Palun räägime vaatajatele lühidalt, Andres, milles see oht seisnes, kuidas need soojuspumbad just elektrikatkestuse tõttu talvel oleks plahvatanud. See pakub inimestele huvi, ma arvan, isegi kui nad ei taha nagu iibe tõstmise protsessi käigus adrenaliinilaksu juurde saada seeläbi, et teavad, et iga hetk võib toimuda soojuspumba plahvatus. Isegi siis võib see neile neid huvi pakkuda. Nii et palun, Andres. Mis ma siin ütlen? Soojuspumbad, õhk, soojusvesi, soojuspõmbad, need on olnud juba vanast ajad. On ka need maasööküttepumbad, kõik on olemas. Nagu külmkapid on olemas olnud. Ja mäletate, lähme natuke kaugemale, külmkapid, mis seal kasutati kõigepealt, freooni. Ja freooni hakati siis jälle pidurdama, et ta teeb osooniauke. Mäletate, keegi praegu enam ei räägi momendil osooniaukudest, sellest on vist 30 aastat möödas, nii et nüüd on paras aeg hakata uuesti osooniaukudest rääkima, CO2 näha, et kukub ära juba, sellepärast paljud asjad tulevad juba väljakule, et CO2 selles kohas, kus korstnad suitsevad, on taimestik ja palgid on lopsakamad, loodus on tugevam, karud ja mõmmid ja loomad suured liiguvad seal, neil on toitu ja elavad nagu miskad, ütleme vanavärgi järgi, aga kus me praegu Euroopas kõik tõmbame platsi puhtas, puud ära. Sest nõukaajal sai naerda ka või niimoodi mitte naerda, kui oli see Krimmis, võeti ära suuse hüppetornid seal, mis olid seal, võeti need suuremad puud ära ja laviinid hakkasid kohe kohinaga tööle. Ja vaadake, Euroopas on ka laviine pidevalt, tänases vaatasin ilmasüsteemi, Türgis on 0,5 meetrit lund juba maha sadanud ja nii edasi seal. Ja soojuspumpade kohta, nagu ma ütlesin, esimesed olid freoon sees. Ja sellel freoonil on ka vana nimi R410A. Seda on kasutatud, ma ei tea, aastakümneid ja õnneks, ütleme, on meil siin Eestis veel vanad soojuspumbad, neil lastakse kasutada. Samuti nii nagu tuletage meelde, on meil luminofoorlambid, mõnes kohas ikka põlevad ja põlevad nii kaua, kuni viimased torud otsa saavad. Ja et need ära.
Aga nüüd uued, mis Berliinis on, seal on rohepööre ju täielikult 100% toimetav ja seal juba kasutatakse seda teist sorti R32, mis on plahvatusohtlik. Teine esimene oli külmumisvastane ka veel, ta oli see külm ja kui väljas oli ka -20–30 kraadi, ta võis olla ka 6-7 tundi, enne kui ta mõni torukene või mõni asi katki läks. Ta vedelik ei teinud välja nii nagu antifriis või autodes on see külmumisvastane vedelik, mida kasutada. Aga seal praegult on ju nüüd see kergesti süttiv R32. Ja kui see, elekter ära kaob, siis ta natukene aega külmub ja mõnes kohas lööb prau sisse torule või liikmikust ja see gaasikene vedelikutaoline jookseb näiteks tuppa ja toas paned seal mingi sädeme saab või sedapidi ongi plahvatus olemas. Ta on plahvatusohtlik, süttimisohtlik, on kergelt süttiv. Võite need numbrid üles kirjutada endale, meil need uue nimi on suur R32, mingi imelik number, kergesti süttiv, ennem oli R410A, see, mis on aastakümneid, kui need hakkasid tulema ja mis on külmutusseadmetest ja nüüd tahetakse veel kaugemale minna, aga me jääme kinni. R290 on siis tulemas, see on veel rohelisema süsteemiga, et põhiline, mis öeldakse, et sealt eraldub nagu gaasi ja ei eraldud CO2 ja nii edasi, nii edasi. Vaat see on nüüd kerge. Andres, sul on kombeks jälgida Saksa ajakirjandust. Kas sa oled leidnud teateid selle kohta, et Berliinis kõnealuse elektrikatkestuse ajal tõepoolest toimus soojuspumpade plahvatusi? Praegusel variandil, nagu see Varenholt, kui rääkis. Varenholt oli ju, vaadake neid saateid, tema hakkas ju täielikult rohepöördega tegelema, ta oli nooruses suurtes rohepöördefirmades tööl. Ja kuna nüüd ta on pensionäri ohtu ja proovib oma lollustest, süüst ja sellisest lahti rääkida, siis sellised mehed hakkavad avama kaarte. Ja siin ongi, kui see oli nüüd värske värk, nad alles parandavad. Ma usun, et seal on need lekked ja lund ja värki ja inimesed evakueeriti ära. Ma ei usu, et nad tagasi on juba jõudnud. Selle kohta ei räägita ja sellega läheb kevadeni võib-olla aega järsku, aga ma kogu aeg jälgin. Nii et panen neid asju sisse, et jälgige nii seda Eesti lehekülge, et sinna panen tõlkematerjali sellise pildiga, et siin on häving, plahvatusohtlik on karta. Ja siis saates Tehnokraat teen lühi hinnanguid faktide näol. Sellepärast, et ma poliitikat sinna sisse ei võta, sest see inimesed, ma ütlen teile ära ka, ega meie saadetki vaatavad seda, mis me praegult oleme, siis Tehnokraati ka ei vaata väga paljud. Vaatavad ainult huvi tundvad, kellel mõistus ja tarkus on olemas. Aga poliitikas seal on 6000, 7000, 10 000 vaatajad ja see näitab, et seal ei ole fakte vaja, seal on ainult pilte ja midagi muud sellist vaja. Ja, sul on õigus, Andres. Tundub, et seal mängitakse pigem tunnetele, aga meie saateid vaatavad inimesed, kes tahavad saada ka fakte ja kes tahavad õppida neid fakte omavahel seostama. Vaadakem nüüd edasi. Nimelt, seoses elektrikatkestustega on selline kuulus firma nagu Elisa teinud väga ettenägelikult ja ajastutundlikult ühe sarja. See on originaalsari. Elisa tegi selle koostöös telefilmiga ja sari kannab pealkirja Pimeduses. Siia alla panin siis lingi, selle slaidi all on link, kus igaüks saab ise vaadata, kuidas sellele sarjale ligi pääseda. Ja nüüd loen ette selle sarja tutvustuse. Ja nimelt, põnevussarja keskmes on üksikisa ja tema 2 last, kes peavad hakkama saama elektrita Eestis. Kõrgepingeliinide ründamise tagajärjel kaob vool kogu riigis. Ei toimi enam veevõrk, kanalisatsioon ega side. Tallinnas lööb kiiresti lokkama vägivald ning algab olelusvõitlus.
Isal tuleb langetada otsus, kas jääda linna või põgeneda koos lastega maale, mahajäetud talu kohta. Sari Pimeduses näitab, kuidas ekstreemsed olukorrad toovad esile nii inimeste parima kui ka halvima ning kuidas paranoia ja hirm võivad varjutada ratsionaalset mõtlemist. Kas sina oleksid sellisteks päevadeks valmis? Vaata Elisa Huubist. Tsitaadi lõpp. Nii et näed, Andres, ühest küljest tundub, see ei ole enam väga romantiline, kui tuleb tegeleda olelusvõitlusega pärast suurt voolukatkestust. Teisest küljest jälle sinul oleks põhjust rõõmustada, sellepärast et Elisa nagu on näinud sinu esinemisi kas heade mõtete kastis või saatesarjas Tehnokraat ja sa oled korduvalt öelnud seal, et on oodata või karta, et puhkeb vägivald, kui vool läheb ära riigis. Kuidas nüüd öelda, kas sa rõõmustad või kurvastad pigem selle üle, et Elisa on nagu sinu mõtte üles korjanud ja sarjaks vormistanud? Palun, Andres. Mõtetega on selline asi, meil on, kui ma loen või vaatan seda näiteks Uued uudised EKRE, nende kirjutisi, siis nemad on ainukesed, kelle mõtteid kaaberdatakse. Kui loete ära, et nemad on selle mõtte peale tulnud. Aga minul ei ole sellist kommet, sellepärast mõtted ja need sõnad, need on enne mind olnud ja tulevad ka peale mind. Mõtted ja neid ei ole vaja patenteerida. Ma ei usu, et üldse patendiametid tänapäeval töötavad, kui te vaatate, kuidas kopeeritakse. Hiina, kuidas kopeerib kõiki kõrgemaid tehnoloogiaid, kuidas ta kõik sisse tuleb hooga, kuidas siis lääne oma tõrjub ja tahab suhet luua. Aga kuna see küsimus oli siin, siis lähme praegu korraks tagasi. Vaatame, mis asi see on üldse. See on väga hästi tehtud, kui ta on ära saanud selle mõttekäigu. Ta on muidugi neid Tehnokraadi ja muid saateid vaatan ja ma arvan, et see, kes selle kokku pani, teab ka sellist meest nagu Overton, et Overtoni aken avaneb vaikselt. Ja Overtoni akna miks sisse võtab, et seda kogu aeg, ütleme, liikumine toimub selles suunas. Ja vaadake enne, kui lähete natukene aega tagasi, enne AI olid Ameerikas filmid, I am robot ja sellised, ma olen robot ja siis 1984 Orwelli lood, kui need kõik kokku panete, siis näete, siin on puhas loogika sees 30 aasta tagant. Kui planeeritakse, tehakse mingisugune lollus, see on suur lollus ja rohepööre, see oli nagu punapööre ja peale punapööret pidi ju tulema mingi vaikne, aga see ei tulnud, läks rohepöördesse kohe. 80-ndal, nagu ma olen ka kongresside materjalidest lugenud, Nõukogude oma, me räägime, 1981 pidi tulema ära, see Khrushchev pani paika. Aga 1980 Saksamaa kirjutas esimest korda rohepöörde sõna, et hakkaks seda Euroopa kliimat ja seda või kaitsma ilma. Algust oli ilma peal, aga siis vaadati, ilm on nii väike sõna, võtame ikka kliima terve maakera ette ja selle kasutas kohe ära, kui vaatate ka Tehnokraadi saated järgmised tulevad, ega hiinlane siis päikesepatareide ja muude tuulikutega maha ei jää, ta annab kõigile. Pool muidu ära, pool tõbised, pool haiged ja küll ostate varuosi, kui ei ole, siis tellite meilt äraviimise, rämpsu äraviimise lõpuks ja kui te ise juurde ei õpi midagi, siis on asi pallis. Ja näed, see on ratsionaalne mõtlemine, nagu ütleb, nad on väga tublid, võtan mütsi maha, Elisa Huubi või kes selle tegid. Nad ei ole ette näinud, nad näevad, et milline olukord on. Ja kindlasti on ta õpetlik film, ma ei ole näinud, aga võib-olla kindlasti vaatan, mis seal on. Sest siin oli ka Soome film, oli mingi konfliktsaade või sari oli Soome, et tulevad keegi tegema. No võt, sellised pole. Meenutas see, Andres, seda, kuidas inimesi valmistati ette omal ajal koroonaviiruseks. Nimelt tookord üks Eesti telejaamadest näitas ju Kanada telesarja, mis räägib sellest, kuidas ootamatu viirus pääseb lahti ja kuidas üks kangelaslik üksik ema, kes on
siis viroloog või ütleme jah, viiruse uurija, tema siis hakkab selle vastu võitlema. No ja et asi oleks siis täielik, siis muidugi see Kanada tervishoiuminister, kes kureeris seda võitlust viiruse vastu, tema oli homo ja siis tema see elukaaslane oli ka hästi tark seal ja nii et inimestel tekkis kohe kerge samastumisvõime, võimalus. Ma ei tea, Kanada puhul vast ei saa rääkida euroopalikest väärtustest, seal on siis Kanada väärtused või midagi sellist. Igatahes jutu mõte on selles, et tookord ühiskonda valmistati ette koroonaviiruse tulekuks. Aga kui 2025. aasta keskpaiku tuli see Soome saari konflikt oli selle nimi vist, eks ole, siis tundus, et see tegelikkus, mida tookord ette valmistati, see jäi saabumata. Ja vaat nüüd ongi küsimus, et kas see, mida ette valmistab Elisa saari pimeduses, kas see tõepoolest saabub või ei saabu. Mida sina pakud, Andres, kumba tõenäoliselt? Siin on nüüd kohvipaksu pealt ennustamine. Sellepärast, kui võtame nüüd olukorra siin väiksemalt ette, et kui me ei hakka nüüd suuri asju olema ja eilne uudiski, kui ma vaatan, ma väga harva vaatan, oli Tallinna linnapea, et hakkab vaikselt rohepöörde süsteemi välja lülitama pikkamööda. Oli kaameras uudised, et üks firma mõiges 10 inimest rohepöördega, raha jääb saamata ja nii edasi, nii edasi. Nii et tehnokraat töötab. Ja kui tehnokraadid lastakse nüüd rahulikult asjaga tegelema ja kutsutakse nad kokku, siis võib-olla jääme sellest nõnda nimetatud ilustatest pimedatest öödest ilma, jäävad ära, aga paistab, kui jätkatakse sama moodi, siis ta kaob lihtsalt ära. Sest meil on ainukene selline koht Saksamaal ja nagu selles saadetes ka on sama äripõhimõte, et ostame kallist elektrit sisse, kallilt Soomelt mööda kaablit ja rohkem meil ei ole. Sagedust peame oma raha eest hoidma jälle. Siis olema valmis ka saartalituseks, et teistel kaob see ära. Ennem selliseid muresid üldse ei olnud. Ennem oli lihtne olukord, ainult hirmutati selle pidi, et lastakse see Narva veehoidla veest tühjaks, jääme elektrist ilma ja nii edasi, aga nüüd lülitasime ennast välja. Ja vot see näitab, et kas see nüüd on oodatav või ei ole, nii et ma ei tahaks hakata sellegi peale panema, ise mõtelge, aga valmis tasub olla igatahes. Sest ütleme, loodusseadustega annab võidelda, on proovitud, tahetud, aga ei tule välja mitte kellegi. Võtame meil peaks see talupoja mõistus sisse lööma, mida talupoja kui põllumees mõtleb hommi ära, ta ootab, et tuleks hea lumekiht, et see hoiaks lumevaipa peal tema põldudel. Siis kui ära läheb, käib, katsub, vaatab, mis on, siis võtab, paneb seemne mulda. Siis ootab, et tuleks nüüd hea sügis, oleks natukene vihma õigel ajal, ei oleks kuiv. Kogu aeg unistab ja paitab seda taime, seda leiba või rukkist või mida ta kasvatab. Ta on kogu hingega selle elava juures. Ja see näitab, et see samane põllumees, talupoeg ongi universumi ainuväljas, saab väga hästi aru, et temast sõltub ja taim naerab ja tunneb sealt rõõmu, kui ta käib. Ja siis ta saab selle vilja koristatud, saab seda müüa ja siis tulevad järsku poliitikud või muud tegelinskid, ütlevad, et kuule, sinu villi ei sobi, me teeme lepingu selle Austraalia või mingi Argentiinaga ära. No nii nagu Euroopa praegult on. Ja meil oli ju siin hiljuti oli ju sigade revolutsioon. No mõtelge ise, mis tunne võib sellel loomapidajal olla, kui ta pidi nüüd maha lööma, keda ta on seal paitanud, sai paki raha vattu, oli vait. Ma ei usu, et ta nii väga hästi magab seal. Ja paljud muidugi parastavad, et miks ta vastu ei hakanud ja nii edasi, nii edasi. Nii et mina saan tema mõtlemisest mallist aru. Ta oli sundseisus ja
ja kogu lugu. Ja vot siin ongi, mis ma siin läksin natuke kaugele, nii et see peab olema õpetlik ja ma arvan, et tasub see kindlasti ära vaadata. Vaata, Andres, meie sinuga tutvustame seda teemat, elektrikatkestuse teemat, aga kui sa järele mõtled, kui suur osa meie vaatajatest või üldse Eesti inimestest on tegelikult elektrikatkestuseks valmis? Mitte jutu mõttes, vaid päriselt on valmis, et vool lähebki ära näiteks nädalaks ajaks või isegi 2. Mida sa pakud, Andres? Selle vastu ei ole üheski riigis nii pikka katkestust ei ole ette planeeritud, et valmis olla. See võib ainult olla, ütleme, sellises riigis nagu Põhja-Korea, kus on rahvas loetud, kus on suured varjenditärgid, aga näete ise, kus on Iraan ja mis seal toimuvad, seal ei ole kusagil, varjumiskohta kusagil ei ole, inimene elab suust suhu. Ja mille pärast ta niimoodi elab, ta on looduse osa. Tal on olemas mitu, ütleme, talvesaapad inimesel ja suvesaap. Loomal ei ole üldse neid, aga loomal on samamoodi, kui ta süüa ei leia, kõva külma käreda talvega, ta sureb välja lihtsalt, tal ei ole midagi teha. Ja inimene võib siin varuda ükskõik, mis ära paljud on siin öelnud, et varuge vett, aga mõtelge, kui ostate plastmasspudelis need suured veed, see plastmass on ka ei ole inimorganismile ja nii edasi, nii edasi. Nii et siin ongi, et see asi tuleb diplomaatiliselt paika saada, et see lõpetada see lollus ära, ütleme see enesetapp, suitsiid pikka mööda ja mõelda siis lihtsalt ära, mitte uskuda ja vaadata, ütleme, poliitikute neid, nad ise poliitikud nimetavad valimisloosangateks, see on vale ju, see on puhas valetamine. Ja kui te lasete valetada, valetame, see muutub tõeks ja sellest tõest enam välja ei tule, sest tegelikult tõde enam keegi ei tea, kus see asub, kus ta on ja mis ta on. Nii et see on nüüd mõtlemise koht. Ja vaata, Andres, inimesed puutuvad tegeliku tõega kokku siis, kui hakkavad kehtima või mitte hakkavad kehtima, vaid lihtsalt kui loodusseadused toimivad. Sest siis inimesed tulevad oma luuludest välja. See nii kaua paljudel võib olla selline luul, et kiidan aga takka rohepöördele, mis see mu elul ikka teeb, aga näed, tuleb välja, et ikka teeb. Aga vaatame edasi ja nüüd nagu meie slaidide jada lõpetuseks, siis tuleme jälle romantika juurde tagasi. Siin on näha, milline on siis elektrikatkestuse aegses Eestis romantika. Mida sa ütled selle pildi kohta? Muide, pildi on teinud jälle väga andekas kunstnik Priit Koppel, kelle pilte oleme varem ka mitu korda oma saadetes kasutanud. Ja meie mõlema suureks rõõmuks siis Priit Koppel tunneb ka huvi energeetika vastu. Nii et võib jääda selline mulje, nagu ta oleks ka meie saateid jälginud. Aga kas on või mitte, igal juhul oleme talle tänulikud. Ja sinult, Andres, küsin nüüd selle pildi kohta, pildiada lõpetuseks, et mis muljeid sinus kui energeetikus see pilt tekitab või mis mõtteid? Palun, Andres. No see mõte on väga lihtne praegult, pikalt ei hakka siin vestlema, kuna sellise tempoga nagu või millega tegevusega me praegult liigume keskaega, keskajas. Ja keskajas, kui te vaatate neid vanu filme, siis oli ju, millal tuli hommiku vara, tuli see tänavallaternata kussutaja, tuli ja millal ta õhtul põlema pani. Ta käis keskaega sees linnas, tegi valgeks, pani pimedaks, ei olnud voolu ega midagi ja sai hakkama. Ja siin on ka samane variant, kui see vool ära kaob, siis tuleb need laternapostid ümber ehitada, ümber teha, et kui ta tuleb küünalt panema sinna või mingit sellist väikest asja, siis saab ise väntab alt, mitte tõstukiga, sest ma kardan, et tõstuki sellel ajal siis teda tõstukit ei ole ka millegiga laadida või sõita ja kütus, siis tuleb lihtsalt jalgsi marssida, et üks valgustehnik, valgustustaustaga tehnik tuleb ühelt poolt ja teine valgustustaustaga teiselt poolt teevad valgust. Ja selleks on ju ronimisrauad olemas, millega saab üles ronida. Ma olen ise näinud, kuidas elektrikud ronivad. See on täiesti teostatav.
Nii jah, nii ta on. et mõtteainet jagub. No nii, Andres, vaatame tagasi tänasele saatele. Algul oli juttu rohkem iibest, selle tõstmisest, siis oli juttu rohkem elektrikatkestusest ja lõpuks jõudsime välja selleni, kuhu see välja viib ja kas inimesed on valmis või ei ole. Mida siis öelda? Kui meil on valida, kas rohepööre või iibe tõstmine, siis peaks olema ju meie seisukohalt arusaadav, et valime iibe tõstmise. Samas rohepöörajate seisukohalt oleks ju hea, kui Eesti rahvast üldse ei oleks, sest seeläbi väheneks ju keskkonna jalajälg. Mida sina, Andres, selle seose kohta ütled? Palun. Sa ütlesid ju praegu kõik ära ja kui me ei muuda suunda, siis me läheme sinna, kuhu see suund näitab. Autol on rool, paneme kogu aeg otse või kogu aeg paremale. No kui paremale võime sõita, siis me saame ainult statkar sõita staadionil see. Rullime ühest nurgast teise niimoodi kogu aeg ühes suunas. Ja mis see edasi teeb? See ei tee ju midagi. Võib-olla inimesed tulevad, vaatavad, et üks lollakas seal krutib ringi üks päev, teine päev. Siis vahepeal lastakse kütust ka talle paaki, aga kas see elu viib edasi? Ei vii. Samu on ju need muud asjad, aga kui on rool õiges kohas, pidurid, edasi sõidame, nägime, et see koht jõudis kinni, seal tuli mingi kuristiku serv tuli vastu, on olemas autol ka tagumine käik. Pidurdas kinni, sõidame tagasi mingi maa jälle ja keerame ringi, lähme teisele poole ja jäime igal juhul ellu. Aga praegu selle rohepöördega kanname ikka minna, kui kuulad neid uudiseid siin, oli kaameras, et nüüd, kui need rohepöörde projektid Tallinnas kinni jäävad, teadjad mehed on nii palju seda tööd teinud, et see on niivõrd kole asi. Aga ma toon lihtsalt nõukaajast peale, insener töötas kogu aeg. Ta läks, tunnistas ära, pandi see projekt ära, väga hea projekt, aga ta pandi kalevi alla võib-olla 5 aasta pärast teeme ja anti järgmine ülesanne kätte. Ja inimesed keegi ei nutnud, siis mõni siis lihtsalt istusid õlle selles baaris ära, mitu ettepanekut tööd sa oled teinud. Minul on juba 5 tükki kalevi alla pandud, ei, mul on 10, no ja siit paneme nüüd sinu oma peale 5 ära ja mingi inimesed olid sõbralikud ja ära. Aga praegult mingi rohepöörde asi jääb ära ja ütles ka endine linnapea, et nüüd jääb mingi miljonid jäävad puudu, kuna 50 miljonit eurot jääb Euroopa Liidult raha saamata, seda ütles Jevgeni Ossinovski. No palun, on meil seda 50 miljonit eurot vaja, kui me istume pimedas. Me ei näe seda raha lugedagi. Ei, vaata, Andres, me ei saa seda raha kättegi, kui pangaautomaadid ja pangaserverid ei tööta. No veel hullem on, no võt, mida sa tahad, siis käime kirvega ja klapime, kujutate ette seda pilti. Ma ei kujuta, sest ennem oli seal väga raske pilt oli, et see pimeduses isa ja lapsed ja mis seal oli, aga näed, jõuame ka siia poole, et kui me see raha ei saa, tuleb ka teine koht sisse, noh. See on ju satiir. Mõtleme praegu selle peale, Andres, et kui meil tõesti jääb saamata 50 miljonit eurot, mille üle kurtis Jevgeni Ossinovski, aga kui näiteks rohepöörde tekitatav kahju oleks suurem kui see 50 miljonit, siis sel juhul ju tasub ikkagi loobuda 50 miljonist ning vältida sellest märksa suurema kahju teket. Ja kui selle pilguga vaadata, siis tundub, et Tallinna linnapea Peeter Raudsepp käitus ainuõigesti, tema kui tehnokraat. Kuidas sulle tundub, Andres? No muidugi, kui te kuulate neid tehnokraadi saateid ka, siis seal on ühes saates, ma ju räägin, et kui põleb üks suurem trahvu alajaamas maha, siis selle uue trahvu hankimisaeg võib olla 3–5 aastat. Suurt, nii et mõtelge, see on 5-aastaku plaaniga saavad ühe trahvu valmis ja see on ka mingi 50 miljonit maksab, noh kui Euroopast hakkame tellima. Aga kui hiinlastelt tellime, siis saame lihtsamalt ja kiiremini kätte, no võt sellega. Aga me peame joonised ja värgid andma neile ette, mida nad tahavad, millist sa tahad, nad teevad ja teevad selle valmis.
ja kuna tehnokraat niimoodi võtab need lollused tagant ära, see 50 kuhugile ei tea, mille pärast rohepöörde tuulikusse või päikesepaneelide peale, need tuleb kõik arvutused teha, tugevusarvutused on nendel süsteemidel, mida üldse praegu tehakse, no need rohepöördes. Kas on keegi teinud katuse talade arvutusi, kas mitu aastat peab see paneel seal katusel vastu, mille viimasel 5. korruse elanikul see esimene jurakas sealt laest läbi tuleb ja nii edasi, nii edasi. Ma ei usu selle koha pealt, tehakse mingisugune AutoCAD, selline tahvel ja arvu programmeerimise arvuti ära, aga kes selle arvuti programmeerinud on AI, on hea mõttega poiss või paha mõttega ja propageeritakse. Ja toon lihtsa näite, kui oli üleminek, päris projekteerija läks ka arvuti projekteerimise peale üle, vana mees, ta on minust vanem. Tema siis ütles, et ma nii kurja vaeva nägin, ma parem joonistan käsitsi seina peale ja seina peal parandan neid asju. Ja mille pärast, sellepärast, et arvuti pildi pealt ei näe kõiki kohti. Aga kui on suur 24 formaat, mitte A4 või A2 või mis meil on need A3-d, et sealt ei näe kõiki asju, aga eemalt näen ära, oi, sinna jäi midagi puudu. Ja lähen trafaretiga joonistas peale, aga tänapäeval enam vastu ei võtta, öeldakse, et saada PDF-ina need joonised ja nii edasi. Nii et me oleme jõudnud sellise kohta, et kust võib-olla välja annab tulla peale selle samase pimendamise. Mina arvan, et meil tasub igal juhul jälgida seda, mida teeb Peeter Raudsepp, kas ta jääb tehnokraadi mõttelaadile truuks või muutub poliitloogika rakendajaks. Ja mis sa arvad, Andres, äkki kui ta jääb näiteks tehnokraadi mõttelaadile truuks, äkki mingil hetkel kutsume ta lausa meie saate külaliseks? Kas sul oleks midagi selle vastu? Ei usu, et vastu oleks, sest ta loeb meie mõtteid, kõik teeb ära nii nagu on, sellepärast, mis tal on just see male mõtlemine ette, ta vaatab käike, ta ei tee seda, et nüüd see rohejalajälg peab õues olema, no ja mille on, aga ta ei arvesta ära, et vahepeal tuleb talv, see rohejälg läheb lume alla ja need samad asfaldi külge kleepijad. Proovige neid praegult ajada ära, pakkuge neile nii palju raha, et ta puhastab asfaldi ära, kleebib ja istub seal õhtuni, liimib ennast asfaldi külge. Ta ei lähe. No aga suvel ta läheb, tal on hea olla, seal see asfalt soendab teda ja midagi teha ei ole ja pane õllepalkan ka kõrvale ja vaata, see on rohepööraja. See on rohepööraja, aga tead, Andres, mul tuli praegu selline mõte tänu sinu sellele viimasele mõttekäigule, et äkki teeks niimoodi, et need kanged enese külge kleepijad saadaks näiteks Venezuelasse või Gröönimaale või Iraani, las nad seal kleebivad ennast kuhugi külge ja vaatavad, kas mõikab. Jätame selle mõtte praegu õhku rippuma. Kui me vaatajatele tekitas mõtteid, siis palun kirjutage meile e-aadressil info@uudistekeskus.ee. Võite kirjutada lisaks tänasele teemale ka muudel teemadel, mis meil varem on olnud. Kellel on ettepanekuid selle kohta, mis teemasid võiksime käsitleda edaspidi, siis ka sellest kirjutage. Aitäh sulle, Andres, et tulid saatesse ja sellega on siis Heade mõtete kasti 22. saade lõppenud. Kohtumiseni, kuulmiseni. Nägemist.